sealt, kus tulid sisse 22. taliolümpiamängude peakangelased sportlased, sealt tuleb nüüd olümpiatuli esimese tulekandjaga, kes jõuab siia 123-päevase teekonna lõpus püsti staadionile. Maria Šarapova, Venemaa tennisekuulsus, võitnud kõik 4 suure slam'i turniiri, toob tule olümpiastaadionile. Aga julgen pakkuda, et see on alles algus. Sellele, mis siin juhtuma hakkab. Seda, et Maria Šarapova ilmselt ei ole see tulesüütaja. Maria Šarapova, kes on võitnud siis kõik suure slam'i turniiri, annab tule edasi järgmisele tulekandjale. Ja see on Jelena Issimbajeva, teevashüppaja, kahekordne olümpiavõitja. Ja ta on püstitanud 28 maailmarekordit. Koos Jelena Issimbajevaga jätkab teekonda Maria Šarapova. Kus ootab juba järgmine tulekandja. Mees nagu mägi. Aleksander Karelin. Kreeka-Rooma vaataja. Temagi on 3-kordne olümpiavõitja, 9-kordne maailmameister, 12-kordne Euroopa meister ja nüüd assisteerivad siis Aleksander Karelinile Maria Šarapova ning Jelena Issimbajeva. Meil on 3 tulekandjat juba maailma ees. 4 ootab ja 4 ootab just selle lava ees, kus on olümpialipp ja Venemaa lipp, kus anti olümpiavanded. Ja see on Alina Kabajeva, elegantne Alina Kabajeva, iluvõimleja, olümpia kultuuri. Keda ka ju pakuti tulesüütaja. Aga jätkuvalt ei ole selge, et kuhu poole nüüd joostakse. Joostakse muidugi jah praegu ilusasti vastu päeva. Ja seal on ootajaid 2. Alina Kabajeva käes on praegu olümpiatõrvik, Maria Šarapova, Jelena Issimbajeva, Aleksander Karelin saadavad teda ja nüüd jõuab olümpiatuli 2 ootaja kätte. Ja seal on 2 3-kordset olümpiavõitjat, 2 10-kordset maailmameistrit. Irina Rodina ja Vladislav Tretjak. Mitte ainult venespordi, mitte ainult nõukogude spordi, vaid kogu maailma spordi legendid, mis vähe öelda. Ikoonid. Jah, ma arvan, et nende mõlema puhul ükskõik mida öelda, ikka jääb natukene väheks. Ütleme siis lihtsalt Irina Rodina ja Vladislav Tretjak. Aga mis saab ikkagi edasi, sest nüüd on kõik 6 tulekandjat kokku saanud staadionil. Praegu tervitatakse tõrvikuga olümpiastaadioni ja joostakse staadioni väljapääsu suunas ja staadioni välja. Tõrvik on siis läbilöömatu väravavahi Vladislav Tretjaki käes, kes üldse esimese Euroopa hokimängijana sai siis koha NHL-i kuulsuste hallis. Ja näete, head televaatajad, kui kaamera korra jällegi pöörab seal ees, paistab meie pooltki varem ära mainitud tuletorn, kuhu suunduvad nüüd vaid Rodina ja Tretjak, sest Šarapova, Issimbajeva, Kabajeva ja Karelin jäävad siia staadionile järele lehvitama. Ja Irina Rodina partneriks ei ole Ulanov, ei ole Zaitsev, vaid nüüd liigub ta sinna ilmselt siis suure olümpiamängude tuleurni poole koos Vladislav Tretjakiga. Irina Rodina saab 12. septembril 65-seks. Ta oli unikaalne sportlane. Tõesti, sõna otseses mõttes Guinessi rekordite raamatusse kantud. Ta ei kaotanud mitte ainsatki võistlust oma karjääri jooksul. Uskumatu. Ja andis täna hommikul ka Venemaa televisioonis intervjuu, kus küll ei olnud sõnakestki juttu tulesüütamisest. Nüüd siit staadionilt selle tuletornini on ikka paarsada meetrit joosta ja näete, suur mees ja väike proua kõrval. Enam-vähem niisugune oli pilt ka omal ajal paarissõidus, kui Irina Rodina kas siis Ulanovi või Zaitseviga jääl oli. Ega need mehed ka väiksemad ei olnud kui Vladislav Tretjak. Jah, püsti olümpiastaadionilt on jõutud välja
ja minnaksegi siis sinna medali väljaku poole, seal, kus peetakse olümpiamängude, Sotši taliolümpiamängude autasustamisteremooniat olümpiapargi südames ja olümpiapargi südames süüdatakse ka 22. taliolümpiamängude tuli. Nüüd on järgmine küsimus, et Tretjak ja Rodina on tuletorni jadamil. Ja nad võtavad mõlemad tõrvikust kinni ja olümpiatuli süttib. Aga nüüd hakkab tuli ilmselt kuidagi sinna torni alles liikuma. Ja kas seekord siis niimoodi? Ja tuli läheb ja on kohal ja nüüd kohal. 22. taliolümpiamängud Sotšis on avatud, 22. taliolümpiamängud Sotšis on vägevalt käima läinud, sest ka olümpiatuli on pärast. Jätkub võimas ilutulestik ja see kestab tegelikult arvata 5-6 minutit, nii et me oleme nüüd ka ETV2 vaatajate jaoks olemas ehk 10-15 sekundi pärast. Ja nüüd siis tere tulemast ka ETV2 ekraanile ja meie ees on uskumatult vägev ilutulestik. Nii nagu see olümpiamängude avamisteremoonia järel kombeks on ja siin peab ta olema ju eriti vägev ja eriti värvikas. Ja kui me siin